Tere tulemast Läänemaa spordi auhinnagaalale. Möödunud spordiaasta oli nii mitmeski mõttes eriline. Pole ka imestada, et meie täna siin oleme ka eriliselt. Loodan, et olete ennast diivanil mõnusalt vaatama sättinud. Täna me tunnustame maakonna tegijaid spordis. Anname üle auhinnad ja parimate sportlaste tiitlid. Sportlasi tervitab Läänela president Urmas Koppe. Hea spordirahvas, aasta 2020 on möödunud teisiti kui varasemad aastad. Lisaks kangetele konkurentidele spordiradadel oleme pidanud võitlema ka kurikuulsa koroonaviirusega. Mitmed meist on ilmselt tundnud rõõmu negatiivse testitulemuse üle, mis on samuti mitte tavapärane olukord. Mitmed rahvusvahelised spordivõistlused, sealhulgas ka olümpiamängud, jäid sootuks pidamata. Kui me mõtleme sellele, et viimati jäid olümpiamängud pidamata teise maailmasõja ajal, siis on see ilmekas näide sellest, et milline oli see möödunud aasta. Mida keerulisemad on ajad, seda suuremad on ilmselt ka rõõmud suuremate ja väiksemate võitude üle. Kindlasti ei tasu kogu möödunud aastale tagasi vaadata kurbusega või masendusega, vaid pigem tuleks otsida midagi positiivset, mida me kindlasti kõik oma elus ja oma spordidel leiame. Hea meel on tõdeda, et meil Läänemaal on mitmeid spordirajatisi, kus me vabas õhus saame sportida. On selleks siis terviserajad, välijõusaalid, discgolfirajad või midagi muud. Kes tahab, see leiab kindlasti midagi enda jaoks. Kui vaatame Läänemaa spordielule eelmisel aastal, siis on mul hea meel tõdeda, et hoolimata keerulistest aegadest saime tublide spordiklubide abiga suures mahus Läänemaa meistrivõistlused peetud, mille üle on siiralt hea meel. Ja siin on minu suur kummardus kõigile, kelle abiga see teoks sai. Hea meel on, et meie tublid sportlased võtsid aastast maksimumi ja kasutasid iga võimalust võistlemiseks. Ja meil on suur rõõm tublimaid taas autasustada. Soovime teile kõigile tegusat ja sportlikku aastat. Nüüd ongi aeg. Alustame tunnustamisega. Hea spordisündmus on selline, kus on kena reklaam, kus on publikud, kus on palju osavõtjad ja et see on traditsiooniks saanud. Ja heal spordisündmusega jääb rahule nii korraldaja kui ka osavõtjad. Ja meil on võimalus siis seda head spordisündmust Läänemaal nüüd ära märkida. 2020. aasta spordisündmus Läänemaal on Martna Matt ja korraldaja Tiit Seiton. Mina olen küll korraldaja, aga tegelikult põhikorraldaja on ikkagi terve klubi ja ma just mõtlen seda, et tahaksin just tänada neid kõiki inimesi, kes on aidanud meil seda maadlusvõistlust korraldada. Ja neid kohtunikke ja söögitegijaid ja võistlejaid ja lapsevanemaid, kes on käinud seda võistlust kogu aeg usinasti vaatamas ja kaasa elamas. Et see võistlus on ikkagi iga lapse nagu unistus, et saab oma kodus maadelda ja näidata, kui tubli ta on ja kui hästi ta on arenenud. Et loodame, et see aasta jääb kahjuks see võistlus küll ära koroona pärast, aga loodame, et järgmine aasta jälle ja ongi kõik aitäh teile spordiklubi Martna poolt. Martna Matt on järjepidevalt 15 aastat suutnud ühte väikesesse maakohta tuua tipptasemel maadlust ning teinud seda oma traditsioonidele ja väärtustele kindlaks jäädes, andes kõige väiksematele spordihuvilistele eduelamuse. Treener noorele sportlasele on olnud väga oluline tegija kohe esimesest trennist peale. Meil on täna hea võimalus Läänemaa parimat noortetreenerit õnnitleda
tema eelmise aasta saavutuste ja tulemuste eest. Läänemaa parim noortetreener aastal 2020 on tennisetreener Igor Nudelmann. Õnne! Auhinnast! Palju õnne! Nii, mul on väga suur au ja väga uhke tunne seda auhinda saada. On olnud keeruline aasta ja olen tõesti palju vaeva näinud oma õpilastega, oma täiskasvanutest harrastusklientidega ja mul on väga hea meel, et mu rasket tööd on märgatud ja tõesti ma olen palju vaeva näinud ja mul on väga uhke seda saada ja suur aitäh kõigile. Olenemata vanusest ja tasemest suudab Igor kõiki õpilasi üheselt võtta ja neid motiveerida tennisega tegelema. Tema käe all treenivad õpilased on väga edukad Läänemaal ning ka üle Eesti toimuvatel võistlustel ning turniiridel. Ta on eeskujuks oma õpilastele, võisteldes ka ise erinevatel võistlustel. Viibides siin Palivere Pika-Jalamäel suusakeskuses ei teki üldse tunnet, et oleme tasasel Läänemaal, pigem näeb välja nagu Otepää või Haanja. Kuid suusakeskuse arendamine on nõudnud väga palju aega ja vaeva, on olnud väga suur töö. Ja tänutäheks selle suure töö eest on Mati Kallemetsale antud aasta kohaliku spordielu edendaja tiitel Läänemaal. Palju õnne, Mati! Aitäh selle auhinna eest ja selle toetuse ja usalduse eest, mis on meie liideri projekti tulemusena hangitud suusareaktor, mille saame Palivere Rühvi eelmise spordi eestluse suusareaktor hooldajad nii nagu vaja. Aitäh! Mati Kallemetsa väga järjekindlal eestvedamisel arendatakse Palivere liikumisradade projekti. Möödunud aastal sai valmis rada invasportlastele ja kunstlume tootmise süsteem. Antud spordiklubi on seda tiitlit igati väärt. Igapäevaselt tehtud töö noorte ja harrastajatega on tulemuslik. 2020 aastal oli selle klubi väga eriline aasta. Esmakordselt esindati esindusmeeskonnaga Eesti esiliigas. Soovime sellele klubile jõudu ning sportlikku saavutusiga edaspidiseks. Läänemaa spordiklubi on Läänemaa jalgpalliklubi. Palju õnne! Ja aitäh! Läänemaa jalgpalliklubi jaoks siis tõesti oli aasta 2020 ülimalt eriline ja oluline. Klubil täitus 10. tegutsemisaasta ja suudeti oma debüütliigal esindusmeeskonnaga esiliiga B-s täita ka hooajaks võetud eesmärke liigasse püsima jääda. Tunnustus, mis meile osaks sai, on kahtlemata väga innustav ja oleme selle üle väga uhked. Aitäh! Klubi loodi aastal 2010 ja sellest peale on klubi tasapisi kasvanud. Mullu treenis klubis 89 harrastajat. Klubil on võistkonnad pea kõikides vanusegruppides ja nende esindusmeeskond koosneb klubi enda kasvandikest. Läänemaa jalgpalliklubil on 4 treenerit. Hoolimata keerulisel aastale oleme väga tänulikud, et on ettevõtjaid, kes on valmis panustama spordi tegemisse. Ja neid ettevõtteid me leiame ka pidevalt Läänemaalt. Ja ühele ettevõttele
kes on panustanud sellel aastal palju sporditegevusse ja eriti noortesporti, tahame me anda erilise tänu ja tunnustada neid selle tehtud töö eest. Ja selleks on Haapsalu Kuup ja Raimond Luunja. Palju õnne! Väike Lill ka. Tänan ja see aasta oli meil tõesti väga raske kõigile ja seda enam oli nagu meie panus, et kellelegi midagi head teha ja miks mitte just noortele, sest see aitab ju üle saada kõigest nendest raskustest ja probleemidest ja ka kui oled midagi head teinud, siis on ka endal hea tunne, nii et kõik oleme lõpuks võidumehed ja kindlasti läheb meil paremini, sest nüüd on poistel pallid ja särgid seljas ja saame see aasta juba edukalt edasi minna ja tulemused tulevad ka. Nii et suured tänud teile ja aitäh, tänan! 2020. aasta jaanuarist algasid Läänemaa spordikoolis esmakordselt noorte võrkpallitreeningud. Coop Haapsalu eesotsas Raimond Luunjeviga toetas värske võistkonna treeninguid võrkpallide ja võistlussärkidega. Ma ise pean seda kategooriat kõige olulisemaks, kõige väärtuslikumaks ja kõige erilisemaks. Et miks? Eelmine aasta, 2020 oli meil ju väga eriline aasta, et mis andis palju võimalusi koos sportimiseks ja üksteise toetamiseks. Et ise pean väga oluliseks just isiklikku eeskuju, et pere hakkaks rohkem koos sporti tegema ja leiaks endale liikumisharrastuse. Selleks on väga oluline isiklik eeskuju. Ja minu käes on Läänemaa sportlik pere 2020, kelleks on sel aastal perekond Nerman. Ja sooviksin selle kauni auhinna üle anda pereisale ja palun. Siis ma võin selle üle anda. Tore. Selline tubli Läänemaa pere on. Hämmeldunud perekond Nerman tänab ja ma arvan, et see on meile suureks kindlustuseks ka edaspidi sportida ja ma arvan, et sportimine on kõigile peredele väga tähtis, eriti kui nad saavad seda teha ühes koos ja tunde sellest rõõmu. Aitäh! Nermanite pere jaoks on sport hea viis avastada looduskauneid kohti, kas või koduses Läänemaal. Pere harrastatavate spordialade nimekiri on pikk. Tants, jalgrattasport, uisutamine, tennis, ujumine, iluvõimlemine ja suusatamine. Uue spordialana avastas pere 2020. aastal spinninguga röövkala püügi. Juhan on sündinud sportlane ja ma tunnen ise alati suurt aukartust, kui ma kuulen tema juttu võistlustest, vaadates neid auhindade ridasid ja fotosid erinevatest võistlustest. Ja tõepoolest oleme uhked, et meil on olemas ka oma maailmameister. Aga Läänemaa seeniorsportlane 2020 on Juhan Lukk. Palju õnne sulle! Olen väga liigutatud, et niisugune tiitel mulle anti ja tahan ikkagi edaspidi ka spordiga tegeleda ja muidugi teisi kaasata, kui see vähegi võimalik on. Kõige paremad tulemused nüüd sellel hooajal või sellel aastal sain tali triatlonis maailma meistrivõistlustelt ja seal samas kohe olid nädala pärast Euroopa meistrivõistlused. Seal sain samuti hea koha.
Võib-olla nii palju öelda, mis on talitriatlon. Talitriatlon koosneb 3 alast, mis kõik toimuvad lume peal. Esimene ala on alati jooksmine, tossudes või kes jooksukingades, kuidas keegi tahab. Teine etapp on rattaga sõit. Seal pead vahetama kas rattakingad, võtma ratta, kindlasti kindad kätte, sest mägedes on väga külm. Ja 3. on suusatamine, no see on minu meelisala ja sellega ma olengi nagu võitnud praegu. Muidugi tänada tuleb selle eest kõigepealt oma perekonda, et ta mind kodust on välja lasknud. Muidugi ka sponsoreid, sealhulgas ka valda meil, see on väga suur toetus olnud. Ja püüan edasi teha. Sellel aastal õigemini 2 kuu pärast on juba järgmised võistlused, aga kas koroona lubab meil või ei luba, seda veel keegi ei tea. Nii et aitäh. Talitriatloni maailma meistrivõistlused Itaalias 2. koht. Talitriatloni Euroopa meistrivõistlused Rumeenias 1. koht. Krossitriatloni Eesti meistrivõistlused 1. koht. Duatloni Eesti meistrivõistlused 1. koht. Kõik vanuseklassis 70–74 eluaastat. Vehklemine on Haapsalule kuulsust toonud aastakümneid ja sellepärast on ka täna loogiline, et Läänemaa 2020. aasta parim võistkond on Enkaardi vehklemisnaiskond ja selle ilusa karikana on ma kõige vanemale vehklejale, palun, ja selle ilusa treeneri auhinnana ma kõige vanemale veel vanemale. Palun. Palju õnne. Palju õnne. Palju õnne. Palju õnne. Täname tunnustuse eest kõiki, kes selle meile nii-öelda hääle andsid. Ja muidugi meie linnapea Urmas Suklas. Ja tegelikult see koosseis, võistkonna koosseis on koos vehelnud Eesti meistrivõistlustel minu teada esimest korda. Ja me saime vastu saime 2. koha tegelikult väga tasavägises heitluses Tartu Kalevi vastu, kus vehklesid Erika Kirpu ja Julia Beljaeva Eesti koondisesed. Ja 3. oli neil nooruke kadett, et järgmine aasta loodame, et me ju suudame neid võita. Ja meie jätkame samas vaimus, teeme iga päev trenni. Loodetavasti on kevadel Kairos noorte maailmameistrivõistlused ja loodetavasti toimuvad ka Tokyo olümpiamängud. Ja kui ei toimu, siis me teeme ikka trenni edasi, sellepärast terves kehas, terve vaim. Läänemaa aasta võistkond 2020, Enkaarde vehklemisnaiskond, Eesti meistrivõistluste hõbe, koosseisus Nelli Tihvert, Madli Palk, Anneli Proosveli, Svetlana Trõnova, treener Helen-Nelis Naukas. Maadlus on kõige lähedama spordiala. Selle auhinna saab maadleja Robin Uspensky. Palju õnne! Aga vaata ette, me ei passi siin niisama. Tänan kõiki, kes minu poolt hääletasid, mulle kaasa elasid, mind toetasid. Eelkõige treenereid Aapu Spenskit ja Ivar Kotkast, kindlasti ka treeningkaaslaseid Audentesest. Praegu ma auhinda füüsiliselt vastu ei saa võtta, kuna olen treeningkaadriselt Leedus. Möödunud aasta oli minu jaoks edukaim ja praeguseks aastaks olen seadnud endale uued eesmärgid. Eesti U17 meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses, 1. koht kaalukategoorias kuni 80 kilogrammi. U20 meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses, 3. koht kuni 72 kilogrammi. Eesti täiskasvanute meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses, 2. koht kuni 82 kilogrammi ja sumamaadluses 3. koht kuni 70 kilogrammi.
Noorus on ilus aeg ja mis on veel ilusam kui sportlik noorus. Ja mul on väga hea meel täna üle anda Läänemaa aasta noorsportlane 2020 Emma-Katariina Hein. Palju õnne sulle! Ja tema nooruslik treener, Läänemaa aastatreener 2020, Kaja Ladva. Palju õnne! Ma olen väga tänulik selle auhinna eest. See kindlasti tuli suure üllatusena ja nagu ka enne mainitud sai, siis see oli koroona aasta ja olid eritingimused ja kindlasti oli raske motivatsioonilangusi, sest kui sa oled harjunud käima trennis koos trennikaaslastega, kes sind kindlasti motiveerivad, siis üksinda oli palju raskem käia ja motivatsiooni oli raske leida. Aga see auhind kindlasti motiveerib edasi käima ja ma olen väga tänulik selle eest. Aitäh! U16 Eesti talvised kergejõustiku mitmevõistluse meistrivõistlused viievõistluses 1. koht, kuulitõukes 2. koht, teivashüppes 3. koht. Eesti suvised mitmevõistluse meistrivõistlused 7 võistluses 2. koht. Eesti suvised meistrivõistlused kergejõustikus teivashüppes 2. koht, kuulitõukes 3. koht ja kõrgushüppes 3. koht. Oleme siis hetkel Haapsalu spordihoone maadlussaalis, et välja kuulutada 2020 parim meessportlane, kelleks on siis Keiro Raudkats. Palju õnne! Sügav kummardus kõigile, kes mind Läänemaa parimaks meessportlaseks valisid. Ja mul on siin teie ees suur au seista hetkel. Ja kuna mind nüüd juba 2 aastat järjest sellise tiitliga pärjatud on, siis ehk midagi vähemalt teen õigesti. Aitäh! Läänemaa meessportlane 2020 Keiro Raudkats. Eesti meister sumos, kaalukategoorias üle 115 kilogrammi ja absoluutkaalus. Tulla Läänemaa aasta sportlaseks on kindlasti väga suur tunnustus, nagu iga teinegi tunnustus, mis sportlasele osaks langeb. Eriti sellistel rasketel aastatel, kus võistelda väga pole võimalik. Annan 2020. aasta Läänemaa aasta naissportlase tiitli Kaia Kanepile. Ja saadan tervitused Kaiale Austraaliasse. Tervitused Melbourneist. Olen siin, sest loodetavasti 10 päeva pärast hakkavad Austraalia lahtised. Eelmine aasta oli ilmselt väga keeruline kõikidel tennisistidel. Ma arvan, et väga vedas, et aasta lõpu poole toimus päris palju turniire. Et nii palju, kui ma mängida sain, siis mängisin hästi. Ja seda aastat ma ei ole alustanud suurte ootustega, kuna endiselt on kõik väga segane. Ma lihtsalt loodan, et sellel aastal toimub rohkem turniire kui eelmisel aastal. Läänemaa naissportlane 2020 Kaia Kanepi. 3 ITF turniirivõitu 2020. aastal, Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused, teise ringi jõudmine, US Open teise ringi jõudmine. Palju õnne kõikidele tunnustuse saanutele ning ilusaid sportlikke elamusi alanud aastaks. Ja nüüd läheme kõik sportima!